kuidas tulla tagasi puhtasse olekusse, tulla tagasi oma tõelisse olemisse, olekusse. Kui ma aastad tagasi käisin ühe meisterõpetaja aastasel kursusel, siis tema juhendatud meditatsioonid, ka teadvusrännakud andsid mulle tol korral hästi selge teadmise, et puhtasse olekusse, oma päris olekusse jõudmine ei ole mingi pikk ja keeruline protsess, seda ei ole vaja pikalt läbi hingata ja istuda ja mingisugused õiget keskkonda luua. Tol korral sain ma mitte ainult teadmise, vaid sügava sisemise kogemuse, et ainuüksi üks sõna, üks otsus, üks käsklus võib täielikult muuta sinu vibratsiooni, sinu olekut, sinu teadvusseisundit. Ja ma tahan võib-olla just nüüd ja praegu anda sulle ka selle teadmise edasi. Sest et ma ise olen aastaid edasi arendanud neid teadmisi ja vahepeal ka ära unustanud ja nüüd endale taas meenutanud kogu seda väge ja seda läbi teadliku valiku tehtud teadvuse muudatusi, teadvusseisundi muudatusi, et sa saaksid ise ka selle tunnetuse just sellisena, nagu mina tol korral sain. Ja seda nüüd järjest ja järjest edasi arendanud olen. Ma tean, väga paljud õpetajad ja gurud harrastavad väga pikka sissejuhatust, et keha oleks võimalikult lubavas seisundis ja et su mõistustasand kogu seda protsessi ei blokeeriks. Paljud kasutavad endiselt veel kõikvõimalikke maandustehnikaid, et hoida sind rahulikuna ja stabiilsena. Aga tegelikkuses on see kõik ebavajalik. Ja just selles valguses, et kui sa mõtled, et kõik need asjad, mis on sinu ümber, oled sina ise, ka see maakera, ka see diivan, ka see plastmassist laud või tool, millel sa parasjagu juhtud istuma, siis või need kummist jalanõud, mis sul hetkel jalas on, mida ma mingi aeg võib-olla uskusin, et ei tohi kanda ja et kõik peab olema väga öko ja kõik peab olema väga maandatud ja nii edasi ja nii tagasi. Aga kui sa kõik need uskumused jätad korraks kõrvale, ei võitle nendega, sa lihtsalt paned korraks kõrvale ja tead, et kõik see, mis su ümber on, oled sina looja teadvusena, siis muutub täiesti ebaoluliseks kõik see, mis on su ümber, kõik see, mida sa kuuled väljastpoolt, kõik see, mida sa näed, mida sa katsud, mida sa tunned, mida sa koged, mida sa maitsed, mida sa nuusutad. Sest et see kõik oled sina ise. Ja see võtab kogu seda
teaduse muutuse protsessi või siis iseendaks olemise otsust. Ja selles iseendana olemist, see teeb kõike seda palju-palju lihtsamaks. Sest et siis sa ei pea enam mõtlema seda, mida ma kannan, mida ma söön, mida ma joon, mida ma vaatan, kui ma üldse midagi vaatan. Või et mida ma teen või kuidas ma välja näen või milliseid sõnu ma lausun. See teeb kõik väga palju lihtsamaks. Ja kogu selles maailmas, mida sa enda ümber läbi oma inimtasandi silmade näed ja vaatad ja mida sa oluliseks pead. Kui sa sellest kõigest tõmbad oma teadvuse uuesti tagasi enda keskmesse, mäletad, kes sa oled ja oled selles olekus, siis kõik on väga lihtne, kõik on väga selge, kõik on väga arusaadav ja mitte loogiline, vaid mõistetav, arusaadav, ilma et sa peaks kõige selle mõttekust või põhjust üldse mõtlema või otsima. Kõik on lihtsalt arusaadav, nii peabki olema. Ja kõik, mis on, nii on. Aga jutu algusesse tagasi minnes, siis iseendaks olemise tunnetamine ja selles olekus, meie päris olekus, meie kõige puhtamas olemises olemine. Sinna jõudmine on tegelikult väga lihtne. Ainuüksi see, kui ma sulle praegu ütlen, tule tagasi iseendasse. Unusta kogu oma minevik. Ja ole sina ise. Ainuüksi see juba muudab sinu tunnetuses midagi. Need ei ole mingisugused suured võnked ja raputused teinekord. Kogu keha teinekord ei hakka absoluutselt võnkuma ega midagi. Aga sa tunned, et midagi on teistmoodi. Sa tunned ennast pisut avaramalt. Sa tunned oma mõtetes ja inimtasandi teadvuses ennast palju kergemalt. Katus justkui läks palju kõrgemale. Ja sa saad seda kasutada, kas või seda sama ühte ainust lauset, saad sa enda sisemise kerguse loomiseks kasutada ükskõik mis hetkel, ükskõik mis ajal, ükskõik mis olukorras. Kui sa tahad veel intensiivsemalt ja kui sul juhtumisi on veel rohkem aega iseenda jaoks, iseenda sisemise avaruse loomiseks, siis sa võid praegu koos minuga panna silmad kinni. Sa hingad ühe korra sisse ja hingad ühe korra välja. Ja välja hingamise hetkel lased kogu oma kehal lõõgastuda. Sa lähed sügavale iseenda keskmesse. Läbistad kõik need kihid, mis tunduvad sinu ees olevat. Ja jõuad sügavale iseenda keskmesse. Ükskõik, kus see sinu jaoks siis ka pildis ei tundu.
hingad ühe korra selles keskmes sisse ja välja. ja väljahingamise hetkel nihutad sa neid justkui nähtavaid kehapiire nii kaugele, et neid ei ole enam näha. oled hiiglaslik, lõputu, tühi ruum. oled jumalik teadvus. ja kui pildis tundubki justkui kõik täiesti tühi, piiritu ja pime, siis sinus on täiesti selge teadmine, et selles tühjuses on ainuüksi sinu enda otsuse ja valiku kaugusel kõik see, mida iganes sa suudad välja mõelda, mida iganes sa igatsed, mida iganes sa soovid ja tahad. see kõik ilmub sellesse tühja ruumi. just siis ja just sellisel moel, nagu sina seda soovid ja igatsed. ainuüksi sinu otsus loob selle pildi. ja sa tead, et see kõik seal on olemas. selles tühjuses on olemas kõik, sest et sina oled see kõik. ja kui sa nüüd silmad avad, tunnetad ennast endiselt selle suure avara kõiksuse ruumina. kõik see, mida sa füüsilises maailmas näed, on samuti selles ruumis. ja kui sa märkad hetkel nüüd, mida sa tunned või koged, siis võrreldes eelmise hästi lühikese teadvuse muudatusega, siis nüüd on sinu sees veel suurem avarus, veel suurem kergus, veel suurem kõrgus. sa tead, et see on tegelikult väga lihtne. olla igapäevaselt oma pärisolekus ja osaleda selles füüsilise maailma mängus, osaleda selles maatriksis teadliku ja ärkvel oleva looja teadvusena. tegelikkuses on see sinu enda otsus, sinu enda valik. see ei ole midagi keerulist ja ületamatut ja midagi sellist, mida peab pikalt õppima ja harjutama. see kõik on ainult üks valik. sa kas oled ärganud ja ärkvel või ei ole. nii lihtne see ongi. kogu nende erinevate reaalsuste ja mida selles füüsilises maailmas siis üldse teha ja kui mul on mingi soov, siis kuidas kõik see ja kas see füüsilisse maailmasse realiseerub ja ilmub ja kuidas veelgi tugevamalt ja pikaajalisemalt
püsida ärkveloleku seisundis. Kõigest sellest räägin ma pikemalt programmis Vabadus. Räägin ka paljudes oma teistes programmides ja meistrikursustel. Kui sind veel rohkem kõnetab see, sa otsid seda päris mina iseenda seest ja sinus on mitmeid küsimusi, näiteks mis mind väga pikka aega liikuma pani ja otsima pani, oli see, et mis on kõige selle mõte sellisel juhul, kui ma olen ärkvelseisundis, siis mis on kogu selle inimkehastuse mõte? Või et miks me üldse siin oleme? Või et kes ma üldse olen? Kõik need küsimused on need kõige suuremad ja kõige rohkem elu muutvamad küsimused. Ja kui sa oled nendeni jõudnud, kui sa oled väga pikalt juba valgusmaailmas näiteks ringelnud ja lõputult ennast puhastanud ja tervendanud ja kogu oma minevikku tervendanud ja kõiki oma eelmisi elusid tervendanud ja kogu oma suguvõsaliini tervendanud, aga sa ikka seisad endiselt ühe koha peal ja justkui mingisugune suur küsimus ikka veel otsib vastust või sinu sees on ikka veel mingi tõmme kuhugi, sest et sa ei ole jõudnud ikkagi veel selle tuumani, kogu selle eksistentsi ja kehastuse mõtteni või otsid ikka veel seda oma teed või tahad teada, mis on see sinu päris kutsumus. Kõik need küsimused, mis meie enda mõistus, meie maatriksi programmid meile kogu aeg ette söödavad. Kui need sind ikka veel kuidagi käivitavad ja trigerdavad ja sa otsid, siis neid vastuseid saad sa kuulda ja nende vastusteni jõuad sa tegelikult ka ise, siis kui sa osaled Vabaduse programmis või kuulad mõnda mu teist meistrikursust, siis hakkavad vastused ise tulema ja sa hakkad märkama koode paljudes sellistes kohtades, mida sa varem ei osanud üldse nagu tõekoodina vaadata. Seda võib-olla on praegu sulle keeruline selgitada, aga kui me oleme avatud ja kui me oleme avatud puhtale tõele, siis ka suvalises pargis ringi jalutades võib mõni mööda minev inimene anda sulle puhta koodi. Just nii, nagu mina päris mitmel korral olen neid koode või siis puhast tõde näinud ja vastu võtnud. Jah, aga mõnusat avarust sulle ja leia endale see puhas kanal, kes sulle just sinu jaoks vajalikke kooditükikesi, informatsioonikillukesi suudab edastada ja kes sinuga hetkel samas võnkes kaasa võngub ja kes sind aitab veel paremini lahti lukustada ja tõde näha.
mina annan sulle tõe. sinu asi on see kas vastu võtta, minema heita või veel midagi kolmandat, mida sa suudad hetkel välja mõelda, mida infoga teha. Avarust sulle!